Nii, kaalud. No kaalud tahavad sel aastal kõike muud teha kui tööd. Reisiks, oleks kodus, tegeleks mingite muude asjadega, läheks õppima hoopiski. No kõike muud teeks kui tööd, et selle koha pealt kaalud on järgmisel aastal rohkem sellised elunautijad. Väga paljud kaalud kindlasti vaatavad ettevõtluse poole rohkem, et oleks seda vaba aega rohkem, eks. Ja õppimise poole kindlasti. Kaalusid hakkab kõnetama kõik, mis puudutab ülikoole. Kellel on need füüsilised sellised, ma ei tea, kes tahab õppida, ma ei kujuta treeneriks, eks, kehalist sellist asja. Kes tahab õppida siin õigusteadust, arstiks, kõik sellised teemad nagu kõnetavad, aga kõik, mis on seotud täitsa nagu eraettevõtlusega, et kaalud ei ole need, kes tahavad istuda kuskil kontoris järgmine aasta. Tõesti ei ole, neid ei kõneta see üldse või see, kui keegi hakkab rääkima, mida nad tegema peavad. See tüütab nad täiesti ära ja siis tekivad need mõtted, et läheks teeks hoopis midagi muud. Kindlasti kaalud on need, kes vaatavad ka iluvaldkonna poole, jällegi, et oma aja peremees ja on altid lõpetama seda, mida nad on siiani teinud. Kas seda elunautlemist muidu toetab ka mingi suurem palgatõus selle aasta jooksul? Ei, absoluutselt mitte. Aga lihtsalt on tunne selline, tahaks nagu elu ka nautida, et mina ei ainult rahale. Nüüd on aeg. Siis, kui arved tulevad, siis nad muidugi nii ei mõtle, aga küll need arved kuidagi makstud saavad ja siis on jälle. Raha ei kasva puu otsas.